Et tõesti veel kord suur tänu kõigile tulemast, tervitame veebivaatajaid. Rõhutan seda, et veebis olijatel on võimalus küsimusi esitada läbi selle Slido keskkonna. Teile on saadetud selle kohta info, aga see link vist on ka tegelikult seal Teaduste Akadeemia lehel ka olemas, et kindlasti leiate selle. Ja siin saalis ma väga loodan, et te julgete siiski mikrofoni kätte võtta ja kohapeal küsimusi esitada, aga kui vaja, siis võite ka sinna sisse logida ja vaadata, mis diskussioon seal toimub. Et tõesti, moodsad ajad nagu need on, et kui teha veebiülekanne, siis see ahvatlus on väga suur seda seal jälgida, aga sellest iseenesest ei ole midagi ja tõesti täna see teaduspärastlõuna üks suur eelis on see järelvaatamise võimalus ja see jääb siis, ma ei tea, kas päris igavesest ajast igavesti, aga vähemalt pikaks ajaks järelvaadatavaks. Nii, täna ma mõtlesin, kui me Kaspariga seda programmi kokku panime, et ma sisulise poole pealt ise ei räägiks. Minu taust on meditsiinigeneetika ja geneetika andmed on ka andmed ja võib-olla isegi professor Vilo sellest ka natuke räägib, aga meil on rohkem fookus sellisel kliinilistel andmetel täna siin ja sellele, et kui inimene läheb ikkagi arsti juurde, millised andmed sealt tekivad ja kuidas neid võib kasutada. Et selles teemas on vahel kombeks rääkida sellistest mõistetest nagu esmane andmekasutus ja teisene andmekasutus, võõrsõnu kasutades primaarne ja sekundaarne. Ja esmaseks siis peetakse kõike seda, mida on vaja selleks peamise eesmärgi tegemiseks. Kui te lähete arsti juurde, mõõdetakse vererõhku ja hemoglobiiniga, need on andmed. Kui arst kasutab neid ravimiseks, see on esmane kasutus. Aga peale selle, kui neid andmeid koguneb piisavalt palju, saab neid kasutada veel paljukski muuks ja paljudeks uuringuteks. Aga selleks on vajalik, et need andmed oleks, esiteks, et need üldse oleks, et need oleks ligipääsetavad, et need oleks kvaliteetsed. Ja tänane pärastlõuna siis uuribki, et mida kõike saab veel teha. Aga nüüd ma natuke, see mõte ei pärine minult ja ma ei tea, kas ka temalt, keda ma kohe tsiteerima hakkan, aga minuni tõi selle kardioloog, südamearst doktor Alar Irs, kes ütles, et kõige tähtsam sellest andmetest rääkides on ära unustada need mõisted esmane ja teisene. Sest tegelikult inimene ei tea, kust tema kasu tuleb ja on kõige suurem. Ehk siis tihtipeale nende andmete hilisem analüüs võib sellele inimesele ka endale tuua märkimisväärset kasu, kas siis läbi teadusuuringu tulemuste, läbi parema tervishoiu juhtimise, tervisepoliitiliste otsuste, et ei saa mõelda nii, et kõik, mis on see teisene, oleks kuidagi teisene, vaid vahel võib see olla hoopis see kõige väärtuslikum. Aga siiski neid mõisteid kasutatakse ja nendest palju räägitakse ja kindlasti kuulete väga palju põnevaid erinevaid vaatenurki andmetest ja tänapäeval andmetest vist ei saa rääkida aga ilma tehisintellektita, vaatame, kui palju me täna sellest kuuleme. Ja mina tegin sellise tänaseks päevaks juba liigagi trafaretseks saanud ülesande ja palusin illustreerida siis tehisintellektil tänast päeva, söötes sisse meie kava, sain ma sellise illustratsiooni, mis on selles mõttes ikkagi päris muljetavaldav minu jaoks, mida ma sellest välja loen. Tõesti, ma söötsin sisse tänase kava, ehk siis need samad ettekanded, mida te nägite. Et kuigi meil ei ole tegelikult eriti juttu geneetikast välja arvatud vist minu ameti nimetuses, siis ikkagi see DNA-ahel pressib sisse. Ja väga tugevalt. Aga siin on veel palju muud. On igasuguseid laboritööriistu, on ilmselt kujutatud molekule, on ravimeid, nendest ka kindlasti kuuleme. Ja palju on igasuguseid graafikuid ja selliseid visualiseerimisi, et kokkuvõttelt võiks öelda, et see on siis tehisintellekti arusaam illustreeritult meie tänasest päevast. Mind huvitaks väga, milline oleks see illustratsioon siis, kui me nüüd laseksime selle salvestuse läbi ja siis tuleks see. Ehk siis kui me need andmekihid, et kas me näitame ainult pealkirju või me näitame sisu ja kuidas see muudab seda kõike. Aga ma arvan, et seda ma siiski tegema ei hakka, aga huvitav mõtteharjutus siiski. Nii, tänasest päevast.
Kohe kuulame professor Jaak Vilo sellist natuke sissejuhatavamat sõnavõttu ja teemapüstitust terviseinformaatika alalt. Siis järgnevaks tuleb Kadi-Liis Saar, kes on, kui professor Jaak Vilo on Teaduste Akadeemia akadeemik, siis meil on mitmed Noorte Teaduste Akadeemia liikmed ja Kadi-Liis on neist siis esimene, kes täna räägib. Ja tema räägib just sellest, et kuidas andmetest siis ravimiteni jõutakse ja sellest poolest, mis on ääretult põnev maailm ja ootame põnevusega. Siis meil on natuke aega veel kofeiini manustada ja muud head paremat. Ja edasi me läheme tegelikult sellisesse ühe eelneva üritusega seoses sellisesse või interaktsiooni, ehk siis mõni aeg tagasi toimus Teaduste Akadeemia poolt korraldatud 3 minuti teadusloengute konkurss, kus meil on täna siin 2 finalisti ja 1 isegi laureaat, ehk siis kõigepealt soolevähist räägib Indrek Seire ja siis terviseandmetest veel kord, aga natuke teise nurga all Maarja Pajusalu. Ja päeva tõmbab kokku siis kaaskorraldaja ja minu hea kolleeg ja ka Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige, doktor Kaspar Tootsi. Nii, tänast õhtut siin võimaldate kõik teie ja ettekandjad, aga toetab ka selline suur teadusprojekt, mis on andmetega rikastatud meditsiinikeskus ehk Timbermed. Ja see on siis üks suur projekt, millest ehk olete ka varem kuulnud, mis loodab luua sellise raamistiku, kuidas tõesti andmetest tekiks uusi tervishoiuteenuseid, luua selleks alus, teha koostööd, siin on partnerid nii Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum, Helsingi ülikool ja Erasmuse ülikool ja ülikooli meditsiinikeskus siis Rotterdamist, Hollandist, ja veel palju assotsieerunud partnereid ja ma ei läheks siia sisse praegu väga süvitsi kogu sellesse töövoogu ja andmevoogu, aga see iseloomustab seda koostöö tähtsust ja seda, et tõesti ei saa teadlased ilma rakendajateta, ilma rakendajad ei saa ilma teadlasteta, siis on veel vaja ettevõtjaid, on vaja kõiksuguseid erinevaid pädevusi ja teadmisi. Nii, sellega ma soovin sisukat pärastlõunat. Meie teine rahastaja või kaasrahastaja on ka Eesti Teadusagentuur läbi siis BSG 610 grandi ja täname ka neid ja teile kõigile soovin sisukat pärastlõunat.